Tere! Arvutitark on edukalt jõudnud selle hooaja eelviimase saateni ja mitu teemat ootab kajastamist. Vaatame sellist põnevat asja arvutimaailmas. Lisaks arvuti ehitamisele, millega me alustasime saatesarja, mida nimeks on ülekiirendamine. See on selline nähtus, millega on juba tuttavad autoomanikud, kes ei rahuldu tehase liinilt tulnud masinaga, vaid kes sinna oma nitrosid ja turbosid sisse ehitavad, et kõige viimast oma 4-rattalisest sõbrast võtta. Sedasama on võimalik teha ka oma arvutiga. Sõltuvalt ka samuti, kui palju raha ja kallis tehnoloogiat me sisse paneme, võime saavutada hämmastavaid tulemusi. Kui tavalised protsessorid ei ole veel jõudnud üle 4 GHz piiri, siis ülekiirendajatele on juba kätte saadud 2 korda suuremad numbrid ehk üle 8 GHz. Kuidas seda ka lihtsalt ja ohutult kodus teha, sellest kohe lähemalt. Enne aga veel ühest olulisest rakendusest, mobiilirakendusest, mis on väga kasulik, võib vist öelda, et ka laialt levinud, aga meie pole sellest veel rääkinud ja kohe selle veaga heastame. Tegemist on mobiil-ID-ga. Kuidas seda kasutada, kui ohutu, kui turvaline ta on, ka sellest tuleb nüüd pikemalt veidike juttu. Täna me oleme tulnud EMT-sse külla, et tutvuda natuke lähemalt sellise toreda, mina ütleksin isegi suurepärase lahendusega nagu mobiil-ID. Mis asi on ID-kaart? Seda teab vist peaaegu kõik iga eestimaalane. Ta on näinud seda väikest plasmasskaardikest, millega saab vahepeal akna pealt jääd kraapida. Aga mis on mobiil-ID, kuidas tema välja näeb? Mobiil-ID on siis ID-kaart mobiilis. Ehk siis seesama ID-kaart mobiiltelefoni SIM-kaardil. Ja töötab ta samadel põhimõtetel nagu ID-kaart, samades sarnaste sertifikaatidega, turvalisusastmega ja saab teha samu toiminguid, aga mobiilselt siis mitte ID-kaardi vahendusel läbi ID-kaardi lugeja ja arvuti, vaid mobiilseadmest. Et ühesõnaga, mobiiltelefon on selleks nii ID-kaardi lugejaks kui ka selle tarkvara kandjaks. Jah, võib öelda niimoodi, et mobiiltelefonis on siis ID-kaart, ID-kaardi lugeja ja see kaabel, mis ID-kaardi lugejat ühendab arvutiga, on siis mobiilsidevõrk. Küsimus, kes tahab endale nüüd mobiil-ID-d soetada, kas see on keeruline protseduur ja mida selleks tegema peab? See on väga lihtne, tuleb võtta ID-kaart, minna oma mobiilsideoperaatori esindusse ja vormistada endale mobiil-ID. Selleks saatakse siis uus SIM-kaart ja sõlmitakse leping ja ongi valmis. Ja lepingu tasu? EMT koha pealt saan öelda, et EMT liitumistasu ei võta, et seal on riigilõiv nagu igal dokumendi väljastusel, mille tasub kliendi eest EMT ja selles mõttes sellega teenusega liitumine on tasuta. Ja mu vana SIM-kaardi peal olev kogu info, see tuleb selle üle viiakse juba seal esinduse poolt? Jah, absoluutselt, et tänapäeval tegelikult SIM-kaardi peal enam infot ei hoitagi, kõik uued telefonid hoiavad kõiki andmeid telefonis. Aga kui on veel jäänud SIM-kaardile mõningad andmed, mida tahetakse siis vahetada, siis selleks on meil spetsiaalne seade, mis kopeerib SIM-kaardilt ühelt teisele telefoninumbrid üle ja selle saab esinduses ära teha. Ja kuidas praeguses olukorras, sa oskad vast öelda, MT klientide näol, kui palju üldisest klientide hulgas kasutab mobiil-ID-d umbes mingi protsent? No kui me võtame kogu kliendi baasist, siis suurusjärgus kuskil 10%. Aga me näeme, et täna nutitelefonide kasv juba läheneb sinna, või nutitelefonide kasutus läheneb juba 30-le ja see kasvab päris kiiresti, siis ma usun, et mobiil-ID kasutajate arv hakkab ka lähiaastatel kiiremini kasvama. Ja kellel ei ole nutitelefoni, tavalise nii-öelda vana kännuka peal vist mobiil-ID-d kasutada ei saa? Saab, tegelikult saab, et mobiil-ID töötab praktiliselt kõikide telefonidega, mis täna EMT klientidel on. Aga tema see väärtus võib-olla avaldub lihtsalt rohkem, kui sul on nutitelefon, sest sealt sa saad ka näiteks panga ülekandeid otse telefonist teha. Aga mobiil-ID iseenesest saab kasutada ka vanade telefonidega ja need eelised, et sa ei pea omama ID-kaarti, ID-kaardi lugejat ja konkreetset arvutit ja veebilehitsejat, need eelised saab ka täiesti vana telefoniga. Nüüd aga ühest ülimast teemast või ülikiirendusest, täpsem oleks vist öelda ülekiirendusest. Jah, see on nii-öelda otse tõlge inglise keelest overclocking, mis tähendabki seda, et me protsessori taktsagedust muudame, tõstame ja nagu teada, mida kiiremini protsessor töötab, seda suurem on jõudlus, seda paremaid resultaate me saame.
tänapäeva maailmas tahetakse kõike ikka aina kiiremini teha, et Veiko, kes või milline see sihtgrupp on, keda just see ülikiirendus huvitab või kes ilma selleta hakkama ei saa? Esiteks loomulikult kõikvõimalikud rekordite tagaajajad, nagu sportlased autovallaski, kes püüavad saada tippresultaate võistlustel. Nii peetakse ka arvutivallas võistlusi kiirenduste peale, kes on Euroopa, kes on Eesti rekordimehed, kes on maailma rekordimehed. Ja ei ole üldse piinlik tunnistada, et mitmedki maailma rekordid on Eesti ülekiirendajate käes. Ja nüüd siis lugu sellest, mis peaks huvi pakkuma nii rekordimeestele kui ka tavakasutajatele. Täna oleme tulnud siia, et saada ülevaadet, mis on ülekiirendamine. Mida siis me kõige lihtsamad võiksime ülekiirendamiseks nimetada? Praegusel ajal protsessori kiirus jaguneb põhiliselt 8 osaks. Selleks on baassagedus, mis on üldiselt 100 MHz ja kordaja, millega korrutatakse sagedus läbi, saadakse näiteks 35-kordse kordajaga 3500 MHz, protsessori siis põhiline töökiirus. Ja täna me vaatame siis Inteli platvormil ülekiirendamist ja võtame selleks kasutusele i7 protsessori 4770K. Tegelikult kõiki protsessoreid valmistatakse ühe selle sama liini peal. Lihtsalt mõned nendest taluvad suuremat kiirust ja eraldavad vähem soojust, teised seda nii palju ei talu, neid müüakse madalamaga ja teinekord on ka taga lihtsalt kaubanduslik huvi, et osad protsessorid piiratakse nende maksimaalne kiirus ära, nagu autodelgi on kiiruse piirajad peal. Nüüd sellest on hakatud trikitades mööda minema, kiirendades baaskella. Kui meil näiteks on kordaja 30 ja baaskell on 100, me saame omale töökiiruseks 3 GHz. Kui me nüüd suurendame baaskella kiiruse 1 või 105 peale, siis sellise puhul on meil juba 3,15 GHz. Aga siin tulevad piirid ette. Baaskella me väga kõrgele tõsta ei saa ja tänu sellele on meil piirangud ülekiirendamise alal ees. Selleks, et tulla vastu ülekiirendajatele ja nende käest veidikene rohkem raha saada, on Intel väljastanud mitmeid protsessoreid, mille nimetus lõpeb K-ga. Näiteks meil on olemas protsessor 4770 ja 4770K. Kui 770 on piiratud, temal on oma kordaja paigas ja sina seda muuta ei saa, siis K puhul võid sa ka sellega mängida nii palju, kui süsteem võimaldab. Näiteks me siin katsetasime seda sama protsessorit tema baastakti sagedusega, mis on turborežiimis 3,9 GHz ja siis panime ta jõuga kordajaga 44 tööle 4,4 GHz peale. Ehk me andsime protsessorile koguni enneolematud 500 MHz taktsagedust juurde. Kuidas need tulemused on, sellest kohe lähemalt, aga Tõnis räägib kõigepealt, millist emaplaati meil on vaja, et seda süsteemi üldse üle kiirendama hakata. Inteli puhul selleks on Z-seeria, mis toetab ülekiirendamist. Odavamad emaplaadid lahjemate kiibistikega ei toeta seda. Ja hetkel on meil siis siin pakkuda laua peal nii vanema generatsiooni Z87 emaplaat kui ka uuem Z97 emaplaat, mis on just turule tulemas. Ja nagu ma näen, sul on juba Z97 emaplaadile masingi valmis ehitatud. See on nüüd üks väga värske uudis, millal see emaplaat üldse maailmas turule jõudis. Esimest korda siis ametlikult lubati neid 11. mail müüa. Selleks, et nüüd näidata praktikas, kuidas me ülekiirendama asume, asus Tõnis nüüd masina rooli meil ja seletab lähemalt, kust me BIOSes selle funktsiooni üles leiame. Süsteemi BIOSis ASRock emaplaatide puhul on siis selline funktsioon nagu OC tweaker ja erinevatel emaplaatidel on see veidi erinevalt nimetatud, aga seadistused on sarnased. Ja võimalik on siis siin nii protsessori kui mälu taktsagedust muuta, sellega panna neid kas kiiremalt või ka aeglasemalt tööle, kui selleks soovi on. Ja algselt on siis kõik automaatse seadistuse peal, kuid nüüd kas siis käsitsi numbrid sisse kirjutades või siis klaviatuuri peal pluss-miinus nuppudega on tavaliselt võimalik seadistada seda. Ja antud juhul proovime siis ennem testitud 44 kordajat
mis siis annab meile 4400 MHz protsessori kiiruseks. Aga sellisel juhul üldiselt arvuti tööle ei hakka ja selleks on vaja tõsta ka protsessori tööpinget. Ja nüüd peate kindlasti arvestama, et teil oleks ka korralikum jahuti kui Inteli baasjahuti. Nagu me ka varasemas saates vaatasime, siis selleks suuremad jahutid sobivad väga hästi, kui tahate arvutit üle kiirendada. Ja antud juhul saime stabiilse pingega 1,28 volti oma arvuti tööle, aga see on väga palju sõltuv protsessorist, kui suure pingega see konkreetne mudel sellisel kiirusel tööle hakkab. Ja siin tuleb olla, ma rõhutan, väga ettevaatlik, sest liiga suurt pinget koheselt peale keerates võite te lihtsalt oma protsessori telliskiviks põletada. Üldises plaanis 1,32 volti on päris ohtlik pinge, juba üle selle minnes on ikkagi tavaliste õhkjahutitega protsessor saab viga. Nii et ohutuse mõttes soovitame praeguse põlvkonna protsessoritel pinget mitte üle 1,3 voldi ajada. Pärast ülekiirenduse paikaseadistamist saame F10-ga salvestada muutused ja nüüd vaatame, kas arvuti suudab sellise kiirusega ka ilusti Windowsi jõuda. Nagu näha, sellega probleeme ei tekkinud ja nüüd on olemas mõned programmid, millega saab kontrollida protsessori töökiirust. CPU-set on selleks võib-olla kõige lihtsam vabavaraline tööriist, mis näitab väga täpselt ära protsessori töökiiruse. Ja mida me loeme? Ja siin on nüüd kirjas, nagu näha, ei ole see täpselt 4400 MHz, vaid on grammikene alla selle. 4398 kopikatega võib lugeda ikka 4,4-ks. Ja võib-olla visuaalselt kõige parem näide siis selle töökiirusest protsessoril on Cinebench, millega saate testida siis nii protsessori töökiirust ühe tuuma kui mitme tuuma peal. Cinebench on siis 3D renderdustööriist, mis võimaldab ka protsessori testimist ja teeb seda täiskoormuse all, nii et saate teada, kui võimas teie protsessor on ja mis tulemused meil tulid siis. Ja tulemused on tõesti päris head. Kui võrrelda nüüd nende numbritega, mis me saime tavaliselt taktsagedusel, siis juba 500 MHz kiiruse tõstmine andis meile 20% parema tulemuse. See on ikka töös arvestatav kiiruse võit ja samamoodi võidate te kas videotöötumisel, videokonvertimisel, ka arvutimängud, mis on protsessorid koormavad kaasaegsed 3D mängud, võidavad sellest kõik ainult juurde. Ja seejuures, nagu me näeme, kogu süsteemi lärmakus ei ole tõusnud kuskile tolmuimejaks ja teda kavalalt ja nutikalt kasutades võime me saada endale siiski stabiilse, püsiva ja palju kiirema süsteemi, kui keegi onukene Californiast on selle ette kirjutanud. Ongi tänaseks kõik. Järgmine kord, nii palju võib ette öelda meie viimases saates, läheme aga õue. Suvi on peale tulemas ja paljud käivad juba, filmivad ja pildistavad loodust linnamaastike reisidel. Aga mis on siiamaani kättesaamatu olnud, on aerofotod. Kuid nüüd on tekkinud lahendused droonide, erinevate väikeste kopterite näol, mis lubavad seda juba ka igal tavainimesel endale soetada ja selles vallas oma kätt valgeks saada. See annab lootust, et meie selle hooaja viimane saade saab olema üpris lennukas. Tänaseks aga head aega. Kõike kaunist ja head aega.